Jaa, tee tšau sinna, tšau, tšau, tee tšau, tšau. Tšau pole ammu teinud ühtegi videot ja... Jaa. Okei, ma vahepeal... Jaa, tšau. Ma vahepeal vahetasin mikrofoni ära, panin natukene parema mikrofoni külge. Jaa, ma ei tea, miks mulle ei tule kohe pähe kõik need asjad. Sest et elu on üks paras möll viimasel ajal. Aga jah, ma olen üritanud seda videot juba jõuludest saati teha. Ehk siis ma alustasin selle teki tegemisega. Jõulude aeg, tegelikult sain ka selle siis valmis. Aga mul on see videomaterjal nagu kokku võtmata ja töötlemata. Ja täna tundus selline päev, et davai, teeme ära selle või? Jep. Ühesõnaga ma pidin ühe kinkekaardi ära kasutama ja siis tellisin sellelt kodulehelt erinevaid asju, et see kinkekaart ära kasutada. No mine müra. Ja üheks siis asjaks, mis ma sealt võtsin, oli üks hea lambavillane tekk, sest ma tean, et täiskasvanuna ka meil on üks lambatekk, mis sobib nii talvel kui suvel. Talvel hingab läbi, on mõnus, soe, aga suvel hingab ka läbi. Ma ei tea, mis ma räägin. Suvel hingab läbi ja mõnus, talvel on soe. Jah. Just nii. Ja siis ma avastasin, et see tekk, mis kohale tuli, tal ei ole ju tekikotti. Ja mina oma mom brainiga mitte ei mõelnud esimese asjana, et telliks siis talle tekikotti ka. Vaid esimene mõte oli mul, jaa, ma õmblen sellele tekikotti, nagu mul oleks nagu väga palju aega ole, aga jah, selline ma olen. Ja selle asemel, et kasutada ühte värvi, ühte kangast, siis ma mõtlesin, et teeks lapiteki stiilis. Mul ei ole väga kunagi lapitekid meeldinud, sest et tavaliselt nad on jube kirjud, värvilised, liiga värvilised. Ja, aga see selline armas kodune stiil jälle mulle nagu meeldib. Et siis ma mõtlesin, et võiks teha lapsele siukse poiste värvidega, aga sellise armsa koduse, mitte liiga kirju tekikoti. Ja nojah, vahepeal ma muidugi veel sain aru, et lapitekk on põhjusega lapitekk, et ta on ju ise tekk, et seda pahupoolt nagu sealt ei näe hästi. Tegelikult ma tean, tuleb korralikult ka see pahupool teha ja nii edasi. Aga tekikotil ju kogu aeg see pahupool on nii-öelda nähtaval, kui sa tekki vahetad. Ehk siis ma pidin välja mõtlema, et kuidas teha seda tekikotti nii, et ta nagu igapäevaselt oleks ka kasutatav. Et jah, mul see tekk on juba valmis, et ma nagu spoiler. Tekk on juba valmis. Ja see tekk on siin. Jah, tekk on siin. Mul on ainult veel siia alla serva. Näete, siin on see villane tekk ise siis. Ja alla serva siia tekikotile tuleb mul veel mingid kas siis trukid või nööbid. Ma ei teagi siia ava ette siis panna. Et see tekk siit välja ei kukuks. Aga milline ma tahtsin jõuda? Ühesõnaga, et see pahupool on ju vaja teha kõik overlockiga ja selline, et mingid niidid ei normenda ja see tekikott oleks ikkagi niimoodi ilusti kasutatav. Et siis selleks ma pidin siis tegema topelttööd, kõik need tükid overlockitama ja siis alles nagu õmblema hakkama. Ja kõige lõpus ma veel peitsin siis kõik need niidid ja õmblused ka ära, mis ongi normaalne õmblustöö juures. Aga jah, mul oli üks vana kardin, mis on siuke tore, ei tea, kas siin on näha, siuke triibuline beež. Ja siis olid mul mõned kangatükid juba endal ka olemas, aga siis ma netist tellisin juurde
kangaid, mis on jube keeruline, sest et sa ei tea, kuidas see kangas nagu käe all tundub. Mõni kangas oli õhem, mõni kangas oli paksem. Sa kukud alla. Kuule, sa kukud alla, nööbita. Mõni kangas oli õhem, mõni paksem, mõni paistis läbi, mõni mitte. Et selles mõttes oli nagu huvitav netist kangeid tellida. Aga selle teki ma valmis sain. Tekikoti, vabandust, kogu aeg läheb sassi. Selle tekikoti ma valmis sain ja nüüd selle asemel, et laps minu paksu teki all küll sa ukerdad. Kui sa ukerdad, mis tekid selle padjaga kohe? Et selle asemel, et ta minu teki serva all nüüd magab, siis tal on täitsa oma tekk siin kõrval. Et siis, kui ma selle valmis sain, siis ta oli veel nii väike, et ma mõtlesin, et jumal teab, millal ta seda tekki alles kasutama hakkab. Aga kus sa lähed? Jah, nii, ühesõnaga, jah, nüüd me kasutame seda. Ja siin oli veel üks teine, no ma ostan kaltsukast vahel mingeid huvitavaid kangeid, mis ma leian, et sellise üks kardin. Ja kuule, tipu. Need üle siis seisa siin. Ja siis siin servas on veel üks, oligi üks nagu kas mingi kardin või ma ei tea, võib-olla see oli mingi kirikutekstiil või mingi köögi mingisugune. Oot, siin on juhtmed tibu. Et oligi siuke pitsiga kangas ja siis ma selle pitsiga kanga tõmblesin siia teki ülemisse serva. Palun ära tõmba asju maha. Et jah, aga nüüd on see nunnu tekikott valmis. Ma üritan seda tervena ka näidata. Nii, tibu sa kukud alla. Terve tekk näeb siis selline välja. Kuule, sa lendad. Aju, kõle. Tšau. Tšau. Mis nüüd teed? Mis nüüd peale hakkad? Ok. Jah, terve tekk näeb selline välja ja nüüd ma panen need lõigud siia siis, kuidas ma õmblesin seda teki kotti. Kõigepealt joonistasime endale väikese plaani, kuidas võiks lapiteki muster jooksma hakata, et tumedamad ja heledamad tükid vahelduksid tasakaalus. Osadele tükkidele õmblesin ma veel südamed külge, et oleks huvitavam. Ja no siit on näha, kuidas ma kõike seda teha sain. Ikka laps traksidega kõhu peal. Igal tükil tegin ma overlock masinaga veel servad üle, et nad hargnema ei hakkaks. Siis joonistasin ma šablooni järgi igale tükile ruudu, mille järgi täpselt õmmelda. Ja siis hakkasin ma omavahel tükke kokku õmblema. Enne ridade omavahel kokku õmblemist pressisin ma õmblused maha, et nad kokku õmmeldes ilusti lamedalt laiali püsiks. Ja kui 2 rida omavahel koos, siis pressisin ma omakorda selle õmbluse laiali. Ning muidugi paremalt poolt samamoodi kõik ilusti siledaks, siis istuvad kõik tükid omavahel paremini koos. Siis veel külge need tükid, mis justkui raamivad seda lapiteki osa ning ka tagakülg. Ja veel triikimist ja pressimist. Tundub, et Brait kiidab teki heaks. Kuidas on tekk? Kuidas on? Kui see video meeldis teile, siis pange like ja kommenteerige, kas te tahaksite veel mingeid videosid näha, kus ma midagi teen, kas lapsele või endale või kodule. Tšau! 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 Ja kohtumegi teiega juba mõnes järgmises videos. Tšau! Tšau!